Me kõik peame õppima elama uute reeglitega, et mullu alguse saanud koroonapandeemia kontrolli all hoida. Seetõttu on ka loomakliinikutes kasutusel erinevad reeglid, et meie lemmikud ka siis abi saaksid, kui inimese maailmas koroona möllab. Tere, Jürgen! Ma tean, et kevad oli väga raske kogu meditsiinisüsteemile, aga tegelikult inimmeditsiinist ei erinenud kuidagi ka veterinaaria. Et kuidas te siin kliinikus toime tulite selle keerulise piirangute ajaga? Kliinikus tulime tegelikult väga tublilt toime. Meil olid hästi palju igal poole juhendid tehtud ja tegelikult olid inimesed enamjaolt olid väga tublid ja jälgisid korraldusi. Kellel läks meile, siis administraatorid suunasid, et ikkagi niimoodi tuleb. Et üldiselt võib rahule jääda, aga nüüd on juba nagu suvi vahel olnud ja nüüd kipuvad jälle reeglid ununema, et me peame kohanema natuke uue reaalsusega ja uued reeglid ikkagi, mis need on. No kliinika elus tegelikult täiesti uusi reeglid ei ole tulnud, aga lihtsalt tuleb meelde tuletada need, mis olid kevadel. Ehk et ikkagi peab olema hästi kindel, et ise terve ollakse, et haigena ei tohiks tulla. Ideaalis tuleks ainult üks omanik, et mida rohkem inimesi ikkagi kohal on, vastuvõturuumid ei ole nii suured, et me oleme ikkagi üksteisel liiga lähedal, et palun kui võimalik siis üks omanik, kindlasti käsi puhastada, desinfitseerida, iga kliiniku poe ees meil on desinfitseerimisjaamad olemas ja jälgida 2+2 reeglit. Selle jaoks meil on põrandatel ilusti kleebised ka olemas, et mis näitavad ikkagi, et mis distantsi tuleks hoida. No inimese meditsiinis mingil hetkel korraks peatusid ka plaanilised arstide vastuvõtud ja pääseski arsti juurde siis ainult, kui sul oli tõesti suur häda. Kuidas nüüd veterinaarias lood on? Kas teil plaanilised vastuvõtud ikka toimuvad? Meil ikka plaanilised vastuvõtud toimuvad. Neid ei ole ära tühistatud. Kevadel me küll pidime osad kliinikud sulgema ohutus mõttes, et oleks need peamised suured, et kuna keskus läksid kinni, siis see aasta sügisel loodame, et ei pea nagu kliinikuid sulgema, et kõik jäävad ikkagi lahti. Mis on muutunud nüüd Petsiti kliinikute personalitöös? Et kas inimesed, kuidas need arstid omavahel kokku puutuvad? Seal on nad jaotatud üldiselt tiimidesse, ehk et kõik ei puutuks omavahel kogu aeg kokku. Et kui mingi haigestumine on, et siis me saame väga kiiresti reageerida ja et kliiniku töö ikkagi jätkuks ja saame oma patsiente ravida, et ei jääks ravita. Ehk siis paralleelselt on nii-öelda mitu vahetustega meeskonda, kes siis omavahel kokku ei puutu. Just. Kui kliinikusse tulete, et siis hoida 2+2 reeglit. Registraatorite juures on desojaamad. Ennem kui lähete vastuvõtule, kindlasti desotada käed ära ja pärast kui tulete, siis ka desotada käed ära. Kuidas on maski kandmisega lood, et juba siin soovitatakse avalikus ruumis ikkagi maski kanda? Hetkel meil seda nõuet ei ole, aga see võib muidugi tulevikus muutuda. Et hea on, kui on massiga, aga nagu kindlalt me ei nõua seda. Kust saab üldse kõige paremini jooksvat infot kliinikute reeglite kohta, sest tõepoolest siin iga päev võib eelmisest erineda? Kõige täpsemat infot saab selle kohta meie kodulehel petsiti.ee või siis helistades telefonile 15222. Telefoni teedes kõige kiiremini ja kõige täpsemat infot, et mis olukord on, et see võib muutuda väga kiiresti.